Tšau parvikassad! Täna tahame teile paarist ahjust rääkida. Me pole ahjudest tegelikult suurt rääkinud siin poes. Ja nüüd on paras moment, sellepärast et meil on olemas 22-toline Apollo, mida me hakkame ka oma videotes kasutama, sellepärast et mul on mingid paar nii-öelda unistuste retsepti, mida saab teha ainult taolise asjaga. Üldiselt ma ei tea, miks need asjad ei ole Eestis populaarsed olnud seni, sellepärast et mingitel teistel tootjatel on ka need olnud. Ja neid on kodudes ikkagi üsna vähe, nad on haruldased. Miks see nii on, ma ei tea, mujal maailmas on nad tegelikult äärmiselt populaarsed asjad, sellepärast et maitse, mille sa lihasse saad siit ahjust, on hoopis teine teema. Aga räägime asjast. 22-tolline ehk siis see pindala, kus küpsetada siin sees, on väga suur. See käib ära, see on eraldi teema, ma näitan, miks see väga tähtis on. Aga siin sees on sul võimalik panna mitu kihti reste, siis siin all, võtan resti eest ära, on veel selline asi nagu veevann, ehk siis saad teha nii-öelda vesismokeri endale. Kogu see lugu on moodulitest, ehk siis sa saad neid luuke eraldi avada, tegeleda oma lihaga siin korrusel üleval, kus iganes eraldi. Siis saad sa tegeleda selle auguga siin, sest siin on su söed, siin on su süsi, suits ja nii edasi. Siit august saad veevannile ligi, kui sa seda kasutad. Sellepärast, et meil plaanis on retsepte, kus me ei kasuta veevanne, küll aga kasutame kogu selle ahju mahtu. Lisaks, kui sa selle osa ära võtad, siis põhimõtteliselt on sul grill olemas. See kõik on just kui ühes. Siis on ta ilusti veerevate rataste peal, mis käivad lukku. Ja mis kõige olulisem, see asi on suhteliselt õhukindel, küll ei ole ta ilmastikukindel, ehk siis selle kasutamisel saad sa mängida oma lihadega, ehk siis see on natukene fanaatilisemale tegijale juba, kes tahab mängida lihadega nagu meie siin. Ja siis see on see nagu peaaegu ultimat mänguasi, millega sa lihadega mängida saad. Ilmastikukindel ma ütlesin sellepärast, et vihma ta ei karda, lund ka mitte, küll aga kardab ta näiteks külma tuult, et kui see puhub sul ühelt poolt, siis ta puhub sul ühe poole külmaks ja hakkab rohkem sütt võtma. Siis on tal siin avad, igale korrusele saad eraldi panna termomeetrit sisse, selles suhtes on kõik äge. Ka see siin käib eraldi ära. Teine asi, mis sellega on, kaamera tuleb siia poole. Näete, siin on avad, ka siin on ava ja siia käib selline tore ristapuu nagu rotisseri külge. Ehk siis seda sama Napoleoni rotisserit, mida me müüme siin oma grillidele, mida ma järgmisena näitan, käib ka siia külge. Ehk siis siin saab teha imehead rotisseri liha. Aga nüüd tulema selle kaane juurde tagasi, sellepärast, et siin küljes on üks tore asi, mis on ülioluline. Ahaa, riputus ja lihakonksud. Ehk siis siin saab rippuvat liha teha. Niimoodi, et sul tilgub see asi sinna alla sütele ja just see on meil retseptina ka plaanis. Et püsige kanalil, sellepärast, et midagi ägedat on tulemas siit. Eestis tegelikult kogemus sellega on väga hea olemas. Meil ju Eesti kõige rohkem grillimees, ehk siis Martin Ülevaino on ehk ülemvaim siis enamuste jaoks, on sellisega mõnda aega juba minna andnud ja tegelikult tal teised ahjud väga käima ei lähe. Sellepärast, et see kraam, mis siit tuleb, on lihtsalt nii hea. Plus, mehele meeldib lihade ja ahjudega mängida, ehk siis ta saab kogu aeg midagi keerata ja tuunida. Ja mis põhiline point nüüd? See asi maksab 499 € ainult, ehk siis ta ei ole kallis. Ja kui see tundub sinu jaoks liiga suur, hiigelsuur nagu ta on, siis sellest on olemas ka väike vend, ehk siis 18-tolline versioon. Aga nüüd läheme ühte nurka, kus me ei ole praktiliselt üldse käinud, aga see on viimasel ajal eriti just väga populaarseks osutunud. See nurk nimelt on meie Napoleoni gaasigrillide nurk. Gaasigrillide inimesi on Eestis väga palju ja mis siin salata, see on kiire ja lihtne versioon oma grillimised ära teha. Et suhteliselt murevaba ja eriti murevaba, kui sul on Napoleoni gaasigrill.
ja tuleb siia ja siis ma näitan, miks see murevaba on. Napoleoni gaasigrillid on olnud kaua turul. Napoleon on perefirma Kanadast, mis on seda hiiglamaja teinud. Nad julgevad oma gaasigrillidele anda 10-aastase garantii ja see on kõik ühes südamiku sees. Ehk siis see on niisugune alumiinium sulamissüdamik, mille sisse siis see grill on ehitatud. Ehk siis ta on turvaline, ta ei roosteta ega midagi. Enamus Napoleoni grillid, nagu te olete näinud kunagi minu söökate videot, tulevad malmrestiga. Aga siin all on siis süsteem, mida kaamera kohe näitab, kus kõik su rasv tilgub siia alla. See on siis fooliumvann, mis kogub rasva. See voolab siit omakorda siit august veel läbi. Ei tea, kas selle eest ära võtamist. Siit august veel läbi ja seal on teine väike fooliumvann, kuhu see kõik sisse koguneb. Et on tehtud turvaline, lihtne puhastada süsteemi, ehk siis vaheta neid fooliumvanne või kui viitsid pese seda ülemist. Aga muidu imelihtne süsteem, mis, no olge ausad, ei taha nii hirmesti põlema minna. Need asjad on samamoodi väga head ja nii head, et kui ma tean, odavatel grillidel on see põhiprobleem, et kust neid saada, sellepärast need roostetavad ära ja igavene jaman kogu aeg, siis Napoleon on nii ülbe firma, et annab neile ka selle garantii kaasa. Napoleoni valik gaasigrillidest on meeletu. Me alustame siin reisigrillist, mis on äge mattmusta disainiga ja ka 2 põletiga. Ja siis põhimõtteliselt iga 100 euro tagant leiad sa järgmise grilli. Ja noh, siin ongi, palun väga suur, roostevaba, mis ta veel on siis? 1, 2, 3, 4, 5 põletiga. Ei, jah, 5 põletiga. Pluss tal on taga veel üks põleti rotisseri jaoks. Et meil on olemas kogu aeg Napoleoni rotisserid ka laos, millest ma just rääkisin. Ja gaasigrillide külge käivad need samamoodi. Mõni gaasigrill tuleb lausa kohe poest ostes, nii et see on juba siin küljes. Aga selle aastane trend on midagi muud. Kui minu ettekujutus gaasigrillist on suur roostevaba, läigib ja kui päike paistab, siis peab päikseprillid ette panema, sellepärast et sul uhke grill läigib tagahoovis. Siis selle aastane trend on midagi muud. Inimesed on avastanud enda jaoks, et kõige ägedam grill, mis poest osta saab, on mattmust ja nupud on sinise valgusega. See on siis Napoleoni Phantom seeria. See Phantom seeria, see Phantom on pandud, kus see reisigrill, mis me just näitasime, on samamoodi Phantom seeriast. Ja see mattmust on mingi hull teema. Noh, need, kus sa seda keerad? Aha. Kui sa keerad, siis see nupp läheb muidugi punaseks siin, tagasi siis siniseks. Et see variant on ka olemas ja siin on siis eriti ülbe ülemine räkk tehtud. Võimalusi on väga palju. Napoleonist kui ettevõttest ma olen teile tegelikult ammu rääkinud juba, et see on ülejäänud Euroopas nagu ülituntud ja palju aastaid seal olnud. Meile jõudis ta millegi pärast väga hilja, aga parem hilja kui mitte kunagi, ehk nüüd on ta siin. Aga nüüd ma näitan teile veel ühte asja. Star Wars lauagrill, see on siis Broilchefi toode, see on päriselt Star Warsi litsentsiga tehtud. Ehk siis sellega tuleb kaasa lausa igasugused märgid, plaadid, jutud, kus on Star Warsi asjad peal, pluss see rist siin sees on selline, et sa saad oma lihale Star Warsi kirja peale lasta. No, ühesõnaga, see on see asi, millega kosmoses lennatakse, kui tal küljelauad all on, siis ta täpselt selline välja näeb. Mis gaasigrillidesse puutub, siis loomulikult on meil kõik tarvikud ja kõik muu ka kogu aeg olemas. Samamoodi need fooliumvannid, kõik, mis puutub gaasigrilli, saab meie juurest ilusti kätte. Nii et kellel on huvi gaasigrillide vastu, siis tulge meie boksi, sellepärast et meil kõik tuled põlevad ja kõik on väga hästi. Tule juba neljapäeval tagasi, sellepärast et siis teeme järjekordse retsepti. Tšau!